Tere tulemast meie 228. ühispraktikale. Ja tänane ühispraktika on siis oma keha tunnetamise praktika, aga natuke teistsugusel kombel. Sellisel kombel, et tuua selle oma keha erinevate osade nagu tunnetamise juurde ka tänulikkus, teadlik suhe, tänulik suhe. Sest keha on, võiks nagu öelda, kogu aeg meie sõber. Ta kogu aeg hoolitseb meie eest. Ja me ei teadusta seda väga palju, et kui palju keha teeb meie jaoks. Ja miks ma ütlen sõber? Mul on ühed read, mis mind on hästi inspireerinud ja need read on sellised. Ma sõnasin oma kehale pehmelt. Ma tahan olla sinu sõber. Ta hingas sügavalt sisse ja vastas. Ma olen oodanud seda kogu oma elu. Sõber siis selles mõttes, et see sõprus oleks kahepoolne. Ja nüüd ma kutsun sind võtma kõigepealt seda otsima seda asendit, et sinul ja su kehal, sinul oma kehas oleks mõnus olla, nii mõnus kui praegu võimalik. Võib-olla kui sa istud, on see jalad tugevalt toetatud. Kui sa oled rätsepistes või poollootusasendis või lootusasendis, siis võib-olla on hea enda põlvi pattidega toetada. Võid ka pikali olla, nagu traditsiooniline keha tunnetamise asend on. Luba oma seljal sirutuda vaagnast välja, kui sa istud, ja vaata, kas su keha või tunneta, kas su keha, kael ja pea on ühel joonel, kui sa oled pikali. Kui sa oled pikali, siis luba oma jalgadel natuke kahele küljele vajuda, samuti kätel, et tunnete, et tõesti su kehal on mõnus. Võid panna silmad kinni või leida pilgule koht, kus pilk saab rahulikult olla, ja praktika vältel võid seda ka muuta. Silmi avada, kui tunned, et hakkab unisus tekkima. Ja märka, kuidas sul praegu on olla oma kehas. Võib-olla millised on suuremad aistingute piirkonnad, kas neid on. Võib-olla on kusagil vaja natukene riideid sättida või lubada lõdvestuda. Võib-olla kusagil on valu või pinge, millele sa võid öelda, et jah, ka sina tohid olla. Kui võtta seegi vastu, seegi, mis on võib-olla ebamugav. Võib-olla tahad teha mõne sügavama hingetõmbe või see tuleb iseenesest. Võib-olla on hea veel lõdvestada teadlikult oma laupa ja lõuga, oma käsi ja kõhtu. Võib-olla kusagil on mõnus kehas või mingid tunded, mingid aspektid su kogemusest on mõnusad, mõned on võib-olla mitte. Vaata, kas sa saad lubada tõesti kõigel olla nii, nagu nad on, ka väsimusel, valul. Aga võtta vastu ka kergus ja rõõm, kui sedagi peaks olema sinus praegu. Võib-olla isegi uudishimu, et kuidas siis see tänulikkusega keha tunnetamine on. Ja kutsun sind nüüd oma tähelepanu tooma oma jalalabadesse. Tunnetades, kuidas jalad puutuvad võib-olla vastu põrandat, võib-olla koged õhku neid ümbritsemas või sokkidest tekkivaid aistinguid. Ja kui sa oled kogenud oma jalalabasid niimoodi vahetult, seda praegust kogemust, võid tuua oma teadlikkusse ka selle,
millega jalalabad päeva jooksul sinu ellu panustavad. Nad võimaldavad käia, joosta, tantsida, üleüldse seista ja maailmas ringi liikuda. On varbad ja kannad, mis vajavad hoolt. Jalalabadele saab kõdi teha. Vaata, kas sinus saab natuke kerkida tänulikkus oma jalalabade suhtes. Et nad on olemas ja teenivad. Edasi too oma tähelepanu oma pahkluudesse. Ka nemad on väga olulised, et oleks võimalik liikuda, paindlik olla. Tunneta, mis on praegu siin pahkluudes. Võib-olla väga ei olegi midagi eristada, aga võib-olla on mingi surin või tukslamine tunda. Edasi too oma tähelepanu oma säärtesse ja sääremarjadesse. Mõtiskledes, mis on see, kuidas sääremarjad ja sääred sinu elu jaoks, sinu heaolu ja toimetamiste jaoks olulised on. Ja uuri siis tänuliku suhtumise ja pilguga, milline on praegune kogemus sääremarjades. Võib-olla tunned riietega kokkupuudet. Milline aisting riietega kokkupuutes tekib. Võib-olla on mingid sisemised aistingud, tukslamine, elusus. Võib-olla tajud õhku, tundlikkust oma sääremarjade nahal. Edasi tuleb põlvede juurde. Nende roll on küll vägagi ilmne. Saaks kummardada, painutada, kükitada. Võib-olla kerkib tänulikkus iseenesest spontaanselt, võib-olla mitte. Tunneta, kuidas su põlved ennast praegu tunnevad. Mis on siin esil. Võib-olla ei ole väga midagi eristada hetkel võimalikki. Aga hoia oma tänulik, ole isegi austav pilk nendel mõnda aega, andes neile justkui selle sisemise pilgu kaudu teada, et te olemas olete. Just sellisena, nagu te olete. Ja märka, mis kerkib, võib-olla kui mõnikord põlved on kas praegu või mingitel hetkedel, perioodidel valu teinud, siis see suhe võib olla ka, et selles on ettevaatlikkust või isegi pahameel. Hoia neidki tundeid
leebusega. edasi tule märkama oma reisi, oma tuharaid. tajudes nende panust ja tähendust. ja tuues siiagi piirkonda oma tänulikkust, väärtustamist. nii hästi, kui see praegusel hetkel on võimalik. edasi tajudes oma vaagna põhja, oma suguelundeid. märgates oma suhet selle piirkonnaga, nende organitega, kus on peidus nii palju tarkust, jõudu ja vahel ka valu. vaata, kas sa saad tuua siia hoidmist ja hoolimist oma suhtumisse. lubades sellel piirkonnal oma vaagna põhjal suguelunditel nii hästi kui võimalik lõdvestuda. hingates siia, justkui tehes ruumi. võib-olla tahad ennast isegi natuke sättida. kui oled ühenduses selle piirkonnaga, siis võib kehatunnetus mõnikord isegi natukene muutuda. see sisemine taju, sisemine ruum. ja luba endal pehmeneda. olla vastuvõtlik. edasi tule märkama oma kõhtu, oma kõhupiirkonda ja puusi. teadvustades, kui tähtis see piirkond on igapäevases elus, elu toimimises. tajudes, kuidas see kõht ja kõhus olevad organid ennast praegu tunnevad. ja kui siin on võib-olla raskust või pinget või valu, siis võib-olla on sellel kehapiirkonnal sulle mingi sõnum. ole hästi tähelepanelik kuulatama. võib-olla kerkib vastus, võib-olla ka mitte, mida sa peaksid ehk tegema. kuid uuri, kas sul on võimalik olla nagu tuua siia soojust oma suhtumisega, tänulikkust. liikudes siis edasi mööda rindkere alla, teadvustades diafragma piirkonda. ja siis oma rindkere nii eest kui tagant, nii rindkere poolt kui selja poolt. sinu
on süda ja kopsud ja rinnad. roidad, kaitsemas elutähtsaid organeid. selgroog, märka, millised tunded või võib-olla ka mõtted üles kerkivad, kui hoiad oma tähelepanu siin. ja hoia neid mõtteid ja tundeid lahkusega. võib-olla näitavad ennast erinevad aistingud, mõned on võib-olla meeldivad, mõned on võib-olla ebamugavad. uuri, kas saad lubada asjadel lihtsalt olla. või võib-olla lahti lasta millestki. ja too siiagi oma soojust ja tänulikkust. õrnalt, pehmusega just nii palju, kui praegu on see kui loomulikult kerkimas. kui häälestud tänulikkusele. edasi tule märkama oma turja ja õlgu. milline on siinse piirkonna tunnetus? kas siin on kergust või raskust, avarust? võid olla tänulik ka oma õlgadele ja turjale, kes aitavad kotte kanda, käsi hoida ja liigutada. vahel lapsi kukile võtta. ja luba siis oma tähelepanu valgusvihul valguda oma kätesse, nii et kogu su käed kogu oma pikkuses, kogu oma ruumalas kuni sõrmeotsteni välja on su tähelepanus ja teadlikkuses. käed, kes oskavad nii paljut, teevad nii paljut. märka taas seda tunnet, mis siinse piirkonnaga nagu esile kerkib, lisaks aistingutele. seda, millest see sulle justkui kõneleb või millele see viitab. ja too siiagi pehmust ja lõdvestust ja tänulikkust, austust. edasi tule märkama oma kaela, hinga oma kaela. luba oma häälepaltel ja kõril lõdvestada nii hästi, kui sa oskad ja saad. ja siis too tähelepanu ka oma näole, laubale, silmadele, ninale, suule, lõuale. nii olulisele piirkonnale meie kehas.
sa juba tead, mida teha. märka ka oma pea külgi ja pea tagust. ja luba siis tähelepanul laieneda kogu kehale korraga, hoides iseennast sellises hoolimise ja sõbralikkuse embuses, pehmuses. võib-olla tahad panna kusagile käe, teha pai. võib-olla tahad iseendale naeratada ja lubada sellel naeratusel kehas laiali valguda. ja kuulata. ma sõnasin oma kehale pehmelt. tahan olla sinu sõber. ta hingas sügavalt sisse ja vastas. ma olen oodanud seda kogu oma elu. aitäh sulle selle põhjuse eest praktiseerida ühiselt. ja soovin sulle mõnusat päeva jätku. aitäh veel kord.